jätkame siis vaimu viljade teemal. Alustuseks siis, mis need vaimuviljad on? Galaatlastele 5. peatükk 22-23 salm ütlevad. Aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus, millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Ja need vaimuviljad on iga kristlase sees, sest püha vaim elab meie sees ja teeb tööd meie sees ja selle töö tulemusena siis meie vaimus hakkavad viljad kasvama. Ja kas ei ole mitte imeline, et me võime kanda seda sama loomust välja, mis on Jumalal, sest püha vaim toob meis esile ju selle Jumala loomuse. Et me oleme vaadanud armastust, rõõmu, rahu. Täna siis jätkame pika meelega alustuseks. Pikk meel ehk mõni tõlge ütleb ka kannatlikkus, on pikk meel ja kannatlikkus. Milleks on siis vaja kannatlikkust? On vaja tõotuste kätte saamiseks või selleks, mida Jumal on meile lubanud. Et kui meie usk saab läbi testitud või katsutud, kui sellele osutatakse vastupanu, survet, siis meie usk on nagu lihas, et kui me lihast treenime, siis see kasvab, samamoodi meie usk siis karastub ja saab tugevamaks. Ja selle tõttu me ka kannatlikkus ja vastupidavus arenevad, ehk siis vastupidavat usku on meie usuelus vaja, et see alla ei annaks. Heebrealastele 10.36 laiendatud tõlge ütleb, sest teile läheb vaja kannatlikkust ja vastupidavust. 2 asja meil on vaja kannatlikkust, vastupidavust, et te võiksite täielikult täita Jumala tahtmist ning nõnda vastu võtta ja täiel määral nautida seda, mis on tõotatud. Milleks on vaja kannatlikkust, et vastu võtta seda, mis meil on tõotatud, aga samas ka teha Jumala tahtmist täiel määral. Kui meil ei ole vastupidavust, siis me anname alla, enne kui me saame realiseerituna need Jumala tõotused enda elus kätte, sest me anname lihtsalt alla. Meil ei ole vastupidavust täielikult täita Jumala tahtmist enda elus. Heebrealastele 6.12 on Living Bibli tõlke järgi, siis teades, mis sind ees ootab, ei tüdine sa kristlaseks olemisest ega muutu vaimselt igavaks ja ükskõikseks, vaid oled innukas järgima nende eeskuju, kes oma tugeva usu ja kannatlikkuse tõttu saavad kõik, mida Jumal neile on tõotanud. Kuidas me saame kätte seda, mida Jumal on meile tõotanud tugeva usu ja kannatlikkusega? Saame kätte. Ja me oleme innukad järgima kedagi, meil on alati keegi eeskujuks, aga oleneb, kes meil on eeskujuks. Kas meil on maailm eeskujuks või on need, kes on tõesti tugevad usus ja kannatlikud, et me võtame neid enestele eeskujuks, nii nagu Paulus ütles, võtke mind enestele eeskujuks, nagu mina võtan Kristuse eeskujuks. Et me peaksime leidma sellised inimesed endale eeskujuks, kes on tugevad usus ja kannatlikud, et me näeme, et nad on läbi selle kannatlikkuse ja usu treenimise saanud kätte need, mida nad on uskunud Jumalalt. Sama asi laiendatud tõlkes mulle meeldib see, et ta ei muutu loiuks. Ta ütleb, järelikult on võimalik muutuda loiuks ja ükskõikseks. Vaimselt laisaks on võimalik muutuda, aga ta hoiatab, et ärge muutuge loiuks ega ükskõikseks ega vaimselt laisaks, vaid jäljendajateks. Meil on vaja õppida olema jäljendajad, käitudes. See jäljendamine avaldub selles, kuidas me käitume. Käitudes nii, nagu käituvad need, kes usu. Siin on nüüd see laiendus. Usu ning kannatliku vastupidavuse ja ootamise harjutamise kaudu pärivad tõotused. Me pärime tõotused usu ja kannatlikkusega, aga meil on vaja harjutada midagi, meil on vaja harjutada ka seda kannatlikku olemist. Tegelikult on see kannatlikkus meie sisse ohtralt välja valatud, aga me peame õppima seda rakendama, me peame õppima seda alistuma sellele.
ja ta ütleb ka, on 2 asja veel, ootamist on ka vaja harjutada. Et ma olen kannatlikult ootan usus, et ma saaks kätte need tõotused. Pean ikka kerimisriba kasutama, muidu mul läheb siin. Nii, 15 salm. Ja nii sündis, et Abraham oli kaua oodanud. Ta oli kaua oodanud ja kannatlikult vastu pidanud ning sai, mida Jumal talle oli tõotanud. Ta ei läinud usus nõrgaks, vaid ta oli kannatlikult oodanud ja siin öeldakse, et ta oli kaua oodanud ja kannatlikult vastu pidanud. Selleks, et saada tõotusi kätte, seda, mida Jumal tahab meile anda, me peame õppima ootama, olema kannatlikud. Ja see ongi tegelikult üks vaimuvili, mis meis on juba meie sisse pandud, me peame seda arendama. Jakobus 1.3 ütleb, et teadke, et teie usu katsumine saadab kannatlikkust, kus meile veel areneb, kui meil usk läbi katsutakse. Selle kaudu areneb meie kannatlikkus jällegi. Aga kui me loodame seda, mis meile veel nähtamatu on, siis me ootame seda kannatlikkuse ja rahulikkusega, ütleb roomlastele 8.25. Seda, mida me veel ei näe, seda, mida me veel ei ole kätte saanud füüsilises maailmas. Kristuses on meil kõik olemas. Aga see ei ole realiseerunud veel siin füüsilises maailmas, siis seda me ootame, kuidas? Kannatlikkuse ja rahulikkusega. Sest me teame, et see on meil olemas. Kristuses on meil olemas ja me ootame kannatlikkusega. See on üks asi, miks meil on seda kannatlikkust vaja. Arendada, oskust olla kannatlik, mitte kärsitu, mitte küsida, millal, kuidas, vaid õppida olema kannatlik, õppida ja harjutada ootamist usus. Roomlastele 15, 4-5, ma kasutan jälle laiendatud tõlget siin, sest mis iganes muiste nõnda on kirjutatud, see on kirjutatud meile õpetuseks, et me kannatlikkuse ja pühakirja julgustuse kaudu lootusest kõvasti kinni hoiaksime ja seda kalliks peaksime. Meil on vaja kinni hoida kannatlikult. Ja pühakirja julgustuse kaudu lootusest kõvasti kinni hoiaksime. Järelikult on võimalik hoida ka nõrgalt kinni või üldse lahti lasta, aga ta ütleb, hoidke kõvasti kinni sellest. Ja peaksime kalliks seda pidama. Aga Jumal, kes annab teile kannatlikkuse väe, järelikult kannatlikkus ei ole lihtsalt ainult, et ma otsustan olla kannatlik, aga kannatlikkus on ka vägi. See on kannatlikkus on vägi minu sees ja Jumal on selle juba meile andnud, selle väe olla kannatlik. Aga Jumal, kes annab teile kannatlikkuse väe ja kes teid julgustab, Jumal julgustab. Andku teile elada üksmeeles ja täielikus kaastundes üksteisega Kristus Jeesuse eeskujul. Ja üks kannatlikkusest veel, Kolossa 1.11, see on God's word tõlge. Me palume, et ta teeks teid tugevaks oma aulise väe läbi, et te suudaksite kannatlikult ja rõõmuga kõigega toime tulla. Me suudame kõigega toime tulla kannatlikult ja rõõmuga, aga siin ei ütle seda, et kannatlikult ja mossis olles, kannatlikult kuidagi taludes, kannatlikult ja tujutsedes või mis iganes, ta ütleb kannatlikult ja rõõmuga, need käivad koos. Me oleme kannatlikud ja rõõmsad samal ajal. Et mida meil on vaja vastupidamiseks, meil on 2 asja jälle, kannatlikkus ja rõõm. Sest rõõm aitab fokuseerida Jumala sõnale, Jumalale, nendele tõotustele, see aitab hoida vaenlase meilt eemal, et me ei lase teda endale sisse, sest rõõmutsemises voolab Jumala vägi. Me oleme vaadanud, rõõmus voolab Jumala vägi. Jumala tugevus, Jumala rõõm on meile ju tugevuseks. Ja me ei pea olema mitte enda jõus. Ta annab meile oma väe, et olla kannatlik ja rõõmus. See on Jumala vägi, me oleme tema väes kannatlikud ja rõõmsad, mitte enda jõus ega enda tugevuses, vaid see on Jumal, kes meid teeb
ja annab selle väe olla, kannatlikud, sest ta tahab, et me saaksime kätte need õnnistused, mis ta meile on lubanud, mis meile kuuluvad Kristuses. Ja laul 37:7 ütleb, ole vait ja puhka issandas. Õpi olema vait ja puhkama issandas. Oota teda ja toetu kannatlikult temale, mitte kärsituses, kannatlikult temale, ära ärritu selle pärast, kelle tee läheb korda, ega mehe pärast, kes sepitseb kurja kavatsusi. Ja ta ütleb edasi, mida mul siin ei ole, lõpeta viha ja hülga raev, ära ärritu, see viib ainult kurjale. Tegelikult ta ütleb ju ka Uues Testamendis, surmake oma maapealsed liikmed, alistuma ihu ja tema soovid, eks. Lase domineerida oma vaimul, mitte ihul, sest see lõppeks on surmatee, kui me laseme domineerida enda maapealsetel liikmetel ehk siis lihal. Sest kurjategijad hävitatakse ka need, kes ootavad ja loodavad ning otsivad issandat, pärivad maa. Aga me õpime ootama kannatlikult. Siis see saab meile. See, mida Jumal on lubanud. Nii, siis on lahkus, on üheks vaimuviljaks, aga mõnes tõlkes on see heldus. On lahkus või heldus. Roomlastele 2:4 ütleb, või suhtud sa üleolevalt tema helduse ja sallivuse ja pika meele rohkusesse, ega saa aru, et Jumala heldus tahab sind juhtida meelt parandama. Kas ei ole mitte see imeline, et mitte Jumala kurjus ei pane meid meelt parandama või Jumala mingisugune süüdistamine või ülekohus või midagi sellist. Ei, ütleb Jumala heldus on see, mis paneb meid meelt parandama. See juhib meeleparandusse. Et muuta oma vana mõtteviis, muuta enda vana käitumine, sest me tahame, sest Jumal on hea ja ta heldus on suur. See on see, mis paneb meid tegelikult meelt parandama. Sest Jumal kutsub meid oma armastusse, oma heldusesse. Laulud räägivad tohutult heldusest, Jumala heldusest. Väga palju, aga ma ainult mõne toon siin välja. Laul 89:15. Õigus ja õiglus on su aujärje alus. Heldus ja ustavus käivad su palge ees. Need on ka 2 vaimuvilja, heldus ja ustavus. Need on siin kokku pandud. Mis on Jumala ees? On heldus ja ustavus. On tema palge ees. Laul 86:5 ütleb, sest sina, issand, oled hea ja valmis andestama meie üleastumised, need ära saatma, need igaveseks lahti laskma ja sina oled rikas halastusest ja heldusest kõigi vastu, kes sind appi hüüavad. Selles helduses on andestamine. Jumal andestab ja see loomus on ka meisse pandud. Tegelikult on ju meis Jumala DNA, sest me oleme uued loodud. Ja Jumal ootab, et ka meie oleksime üksteise vastu helded, andestavad. Ta on hea ja valmis andestama. See on ka see loomus, mis meis on. Me oleme head üksteise vastu ja valmis andestama. Ma ei ole siia toonud ühte Nehemia 9. peatükki, aga ma tahan tuua esile selle eesmärgiga näidata Jumala seda poolt, milleks on heldus. Ja mõelda, et see heldus on vaimuviljana meie sees kasvamas. See on Nehemia 9. peatükk ja salmid 19-23 ja ma vaatan ka 31-35 siin pisteliselt. Sina tegid neile teatavaks oma püha hingamispäeva ja sa andsid neile käsud. Ma ütlen eellooks, nad on tulnud Paabeli vangipõlvest välja, just Iisrael. Jumala sõna oli neile kauge. Nad elasid oma tahtmist mööda. Miks nad sattusid Paabeli vangipõlve, sest nad olid mässumeelsed. Ja Jumala sõna oli neile harv kuulda, aga juba Esra ajal
Nad võeti Jumala sõna uuesti kätte ja hakati lugema ja lugema ja lugema. Ja nüüd Nehemia siis pöördub Jumala poole. Ja sa andsid neile käsud, määrused ja seadused oma sulase Moosese läbi. Neil oli kõik antud, neil oli seadused ja asjad antud. Sina andsid neile taevast leiba, kui neil oli nälg ja lasksid neile kaljust vett voolata, kui neil oli janu. Ja sa käskisid neid minna pärima maad, mille sa kätt tõstes olid lubanud neile anda. Aga nemad, meie vanemad, läksid ülbeks, olid kangekaelsed ega kuulnud su käske. Nad tõrkusid kuulmast ega tuletanud meelde sinu imetegusid, mis sa neile olid teinud, vaid olid kangekaelsed ja oma tõrksuses võtsid nad pähe oma orjapõlve tagasi minna. Aga sina oled andeks andja Jumal, armuline ja halastaja, pika meelega ja rikas heldusest. Sina ei jätnud neid maha. Kuigi nad tegid endile valatud vasika ja ütlesid, see on su Jumal, kes sind Egiptusest välja tõi. Ja kuigi nad suuri teotusi korda saatsid, ei jätnud sina siiski neid kõrbe maha. Mille pärast? Oma suure halastuse pärast. Pilvesammas ei lahkunud neist päeval juhatamast neid teekonnal ega tulesammas öösel valgustamast neile teed, mida nad käisid. Sina andsid neile oma hea vaimu, et neid targaks teha. Oma mannat sa ei keelanud nende suudele ja andsid neile vett, kui neil oli janu. 40 aastat toitsid sa neid kõrbes, neil ei puudunud midagi. Neil ei puudunud sellest olenemata mitte midagi. Ei kulunud nende riided ega paistetanud jalad ja sa andsid neile kuningriigid ja rahvad ning jagasid need jaokaupa. 23 salm. Ja sa tegid nende lapsed paljuks nagu taevatähed ja viisid nad maale, mille kohta sa nende vanemaile olid öelnud, et nad lähevad seda pärima. Jumal oli oma sõna taga, ta oli välja öelnud midagi ja ta oli oma sõna taga. Ta toitis, kattis, kaitses, hoidis ja viis nad maale. Mida ta oli öelnud, sest ta sõna on ustav. Jumal on ustav, tema sõna on ustav, ta on suur halastuses, rikas heldusest. Meie kipume mõtlema, et keegi teeb ühe vea ja me mõistame hukka. Jumal nägi suuri teotusi, ta nägi seda ja ta halastas. Ta oli helde Jumal, mitte ta ei õigustanud seda, aga ta armastas inimesi, ta armastas oma rahvast, ta tahtis parimat neile. Ja ta oli rikas heldusest. Ja ta ütleb 31 salm, aga oma suure halastuse pärast ei teinud sa neile lõppu ega jätnud neid maha. Ta ei jätnud neid maha, vaatamata nende vigadele, vaatamata nende eksimustele, vaatamata nende möödapanekutele. Ta ei jätnud neid maha, sest sina oled armuline ja halastaja Jumal. Ja nüüd meie Jumal, suur, vägev, kartust äratav Jumal, kes peab lepingut ja osutab heldust, ära pea väheseks kõike seda kannatust, mis on tabanud meid, meie kuningaid, meie vürste, meie preestreid, meie prohveteid, meie vanemaid ja kogu su rahvast Assuri kuningate päevist kuni tänapäevani. 33 salm. Sina oled õiglane kõiges, mis meie peale on tulnud, sest sina oled osutanud ustavust. Meie aga oleme olnud õelad. Jah, meie kuningad, meie vürstid, meie preestrid ja meie vanemad ei ole teinud su seaduse järgi, ei ole tähele pannud su käske ja manitsusi, millega sa need manitsesid. Jumal andis sõna, Jumal andis manitsuse, Jumal kutsus korrale ja juhid ei pööranud tähelepanu. Aga Jumal on halastaja ja armuline, ütleb ta siin. Ta ütleb ka edasi, nad ei teeninud sind oma kuningriigis, hoolimata sinu suurest headusest, mida sa neile osutasid ja hoolimata avarast ja rammusast maast, mille sa neile olid andnud, ega pöördunud oma kurjadest tegudest. Aga Jumal oli ustav. Me ei õigusta vale käitumist, aga me tõenäoliselt anname liiga kergelt alla, kui keegi eksib. Kas me oleme nii varmad, oleme nii helded ja andestavad ja armulised kaasõdede ja vendade vastu, nagu Jumal oli oma rahva vastu. Jah, ta tegi õigust, nad lõpuks ju jõudsid Paabelisse välja, sest et Jumal on õiglane Jumal.
ta ütleb, et ülekohuta ei saa sallida, pattuda ei saa sallida, üle sõnakuulmatust. Aga see, kui palju nad olid eksinud tegelikult, kui suur on Jumala heldus oma rahva vastu. Ja see heldus on meie sees, ühe viljana kasvamas. Ja see peaks meist välja voolama, samamoodi nagu meis on Jumala DNA, Jumala loomus on meis. See andestav loomus, halastav loomus, armuline loomus. Ei ole nii, et üks viga ja siis ma kannan maha inimese või ütlen, et ma ei anna talle andeks. Kui palju Jumal neile andeks andis? Sest Jumal on halastaja Jumal. Jumal on rahu Jumal. Tiituse 3, 1-8. Tuleta neile meelde, et nad alistuksid valitsejaile ja võimukandjaile, oleksid kuulekad, valmis igale heale teole. Kedagi ei teotaks, üks tõlge ütleb, ei räägiks kellestki kurja. Oleksid rahupüüdlikud, leebed, osutades kõigi inimeste vastu igapidi tasadust, üks tõlge ütleb leebust. Meiegi olime kord ju arutud, sõna kuulmatud eksijad, orjates mitmesuguseid himusid. Vaata, ma loen siit, ma ei tea, kas ma siit ja lõbusid, elades kurjuses ja kadeduses. Olime vihaalused ja vihkasime üksteist. Aga kui aga Jumala, meie päästja heldus ja inimese armastus ilmus, siis ta päästis meid. Ta ütles, me olime kunagi sellised. See tähendab, me enam ei ole. Me ei ole enam sõnakuulmatud, me ei ole arutud, me ei ole eksijad, me ei orja himusid, me ei orja lõbusid, me ei ela kurjuses, me ei ole vihatavad ja me ei vihka. Miks? Sest ilmus päästja heldus ja inimese armastus. Siis ta päästis meid, tema heldus ja inimese armastuse tõttu oleme me päästetud. Mitte õiguse tegude tõttu, mida meie nagu oleksime teinud, vaid oma halastust mööda, uuesti sünni pesemise ja püha vaimu uuendamise kaudu. Seda vaimu on ta meie peale ohtralt, kuidas? Ohtralt, ta on seda vaimu ohtralt meie peale valanud, Jeesuse Kristuse meie päästja läbi, et meie tema armust õigeks saanud oleksime igaves elu pärijaiks lootuse põhjal. See sõna on ustav ning ma tahan, et sa neid asju tõsiselt rõhutaksid. Et need, kes on hakanud Jumalat uskuma, oleksid hoolsad tegema häid tegusid. See on hea ja inimestele kasulik. Olge hoolsad, usinad, tegema head, olge rahunõudjad, olge leebed. See on see, mida Jumal tahab, et meist välja voolaks rohkelt, nii nagu see meie sisse on rohkelt pandud, et see voolaks meist rohkelt välja. Üks vaimuviljadest on headus. Mõni tõlge ütleb heatahtlikkus. Rooma 15:14 ütleb, mina isiklikult olen teiega, mu vennad, rahul. Vaata, kui hästi Paulus kirjutab. Ma olen teiega rahul. Et te ise olete rikkad headuse poolest täidetud igasuguse tarkusega ning võimelised üksteist manitsema ja õpetama ning üksteisele nõu andma. Vaata, kui huvitav, kuidas me saame üksteist manitseda ja nõu anda, kui me oleme täis headust. Me oleme täidetud igasuguse tarkusega, aga täis headust. Me õpetame, manitseme headuses, armastuses. See on see, kuidas me seda edasi anname. Efeslastele 5:9 Tepete tõlkes ütleb, et teie sees saavad nähtavaks tema valguse üleloomulikud viljad, headus, õiglus ja tõde. Vaata, kui hea. Nad on meie sees, nad on meie sisse pandud, aga nad ei jää peidetuks, mis on ju hea. Nad hakkavad meie elu kaudu ja teguviiside kaudu välja voolama, nad saavad nähtavaks. Ja need on üleloomulikud viljad.
mitte meist enesest, vaid püha vaimu töö tulemusena tekkivad viljad meie vaimus. Ja need on headus, õiglus ja õigus ja tõde. Ehk Jumal on oma loomult hea, mitte kuri. Ta on helde, halastaja ja ta on hea ja armuline. Ja meie teod on kantud sellest headusest, sest Jumala headus on meie sisse välja valatud ja saab avalikuks meie tegude kaudu. Ja Jumal on andnud meile väe selle headuse realiseerimiseks või välja voolata laskmiseks. Meie teod on kooskõlas Jumala loomusega, mis on headus. Meie teod on kooskõlas. Meie teod kannavad Jumala loomust edasi, mis on headus ja nad toovad au Jumalale, mitte häbi. Meie teod ei tohiks tuua häbi Kristusele, vaid tooma välja Jumala loomuse, mis on headus. Mis on headus. Õigus ja õiglus, me oleme tehtud õigeks, mitte meie tegude tõttu, vaid Kristuses me oleme õigeks tehtud. Kristus on andnud oma õiguse meile. Me ei ole enam nii-öelda seadusetud, vaid me oleme õiged Jumala ees, me võime täie julgusega minna tema ette, sest me oleme õiged. Ja see sama õigus jälle samamoodi peaks välja hakkama paistma meie eludest. Õiged mõtted, õiged sõnad, õiged teod, õiged käitumisviisid kooskõlas Jumala loomusega, kooskõlas Jumala sõnaga peaksid meist välja hakkama paistma. Me oleme väärtuslikud Kristuses. Me oleme väärt temas. Ja samamoodi peaksid meie teod ja sõnad väljendama seda, et me oleme väärtuslikud. Nad ei tee meid väärtuslikuks ega õigeks, aga me elame välja seda Kristuse väärtuslikkust ja õigust, mis meis on. Me ei saa õigeks oma tegudest, vaid me elame ikkagi õiget elu. Nii. Just, sest et Piiblis on öeldud ka, et särage nagu taevatähed. Kuidas me särame, kui me oleme mustad ja plekilised? Me särame siis Jumala loomust, Jumala headust välja oma tegudega, oma eluviisiga. See on see, mis meist välja voolab. Ja üks viljadest on ka tõde. Ehk Jumal on tõde, mitte see, mida inimene arvab, et ta on, vaid see, mis ta tegelikult on. Mitte see, mida me arvame, vaid see, kes ta tegelikult on. Jumala ülim tõde, kes ta päriselt on. Ja et me oleme Kristuses õigeks tehtud. Meile kuulub uuesti sünniga ka see Jumala loomus. Ja just, et see headus ja see tõde ka meist välja kiirgaks. Sest ütleb, teie sees saavad nähtavaks tema valguse viljad. Üks vaimu viljadest on ustavus. Aga selle ustavusega on väga põnev lugu. Sellepärast, et ma vaatasin algteksti või seda kreekakeelset sõna, siis minu üllatuseks tuli välja selline asi, et see sõna oli, ma mõtlen, kuidas see nüüd oli, pistis, naljakas sõna, pistis, kreeka keeles, mis tähendab usku. Ja see sõna on täpselt seesama, nagu on Hebra 11.1, mis ütleb, usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Seesama vaimuvili ja see usk on üks ja sama sõna. Või Hebra 11.6 ütleb, aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. See on usk, aga see sama vaimuvili ustavus on kreeka keeles sama sõna, mis tähendab tegelikult usku. Aga see ongi usk. Tegelikult, kui ma pean Jumalat ustavaks, ma pean teda usaldusväärseks, see on see, kuidas ma saan teda uskuda. Sest ma tean, et ta sõna ei muutu mitte kunagi. Kui ta on välja öelnud sõna, siis see kehtib
see kehtis eile, see kehtib täna, see kehtib homme ja ma saan usaldada teda, sest ta sõna on ustav, usaldusväärne ja ma usun teda. On nii? Ustav sulane on siis kes? See, kes tegelikult ka Jumalat usaldab ilma kahtlemata. Ta usub tema sõna jäägitult, otsast lõpuni, kuni ta saab vastuse kätte. Ja ustav sulane on ka ju see, kes ise on nii usaldusväärne, et ta sõna maksab, ta tegu maksab. See on ustav. Ja ma tahan vaadata siit, kus mu hiir läks. Heebrealastele 6. peatükk, see on üks selline DLNT tõlge. Tal on pikem versioon ka, aga see on, suuda praegu meenutada, mis ta oli. Usu läbi, ma hakkan 6. salm, kus mu 6. salm on? 6. salm oli mul siin. Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja ta annab palga neile, kes teda otsivad. 7. Usu läbi valmistas Noa, olles hoiatatud veel nägematute asjade eest, Jumala kartlikuna laeva oma perekonna päästmiseks, mille kaudu ta mõistis maailma hukka ja sai õiguse pärijaks usu kaudu. Kuidas ta valmistas seda laeva? Usu läbi. Ta oli saanud hoiatatud mingi asja suhtes, mis tuleb tulevikus, aga veel ei olnud näha mitte midagi. Seega ta pidas ustavaks seda sõna, mis talle tuli. Ta pidas ustavaks ka seda, kes selle sõna talle andis. Ta pidas ustavaks Jumalat. Ta uskus seda sõna, ehkki mitte midagi ei olnud näha veel. Nägematute asjade eest ta sai hoiatuse. Ja hoolimata sellest, mis tema ümber toimus, mida ütlesid inimesed, mida arvasid inimesed, ta hoidis sellest sõnast kinni. Hoolimata, mis tema ümber toimus. Hoolimata võib-olla solvangutest, naermisest, mis tema pihta võisid tulla, ta hoidis kinni ustavalt ja Jumala kartlikuna. Ustavalt ja Jumala kartlikuna. Ja tema sai, ta ütles, ta sai õiguse pärijaks usu kaudu. Kui ta poleks seda teinud, ta ei oleks saanud õiguse pärijaks, kui ta oleks läinud selle vooluga kaasa, mis seal üldsuses oli. Aga ta sai õiguse pärijaks usu kaudu. Usu läbi kuulas Abraham kutset minna paika, mille ta pidi saama pärandiks ja ta läks välja teadmata, kuhu ta läheb. See oli usu läbi, ta kuulas, Abraham sai kutse. Ta ütles, mine, astu välja, mine hakka kõndima, ma viin su sinna maale. Ja ta ütleb, ta ei teadnud, kuhu ta läheb. Ta pidi uskuma seda sõna, mida ta sai. Ta pidi usaldusväärseks pidama seda sõna. Ta pidi usaldusväärseks pidama Jumalat, kes talle selle sõna andis. Usu läbi elas ta tõotatud maal võõrana, elades telkides koos Iisaki ja Jaakobiga, sama tõotuse kaaspärijatega. Mõtted oli saanud sõna ja ta elas võõrana seal maal. Ta elas telkides, tal ei olnud lossega midagi, Jumal oli andnud sõna, aga seal oli üks periood. Ta pidi kinni hoidma selle perioodi jooksul sellest sõnast, mida ta oli kuulnud, mida ta oli saanud. Ta pidi pidama ustavaks seda sõna ja tema oli ustav, sest ta hoidis kinni lõpuni. Noa oli usu läbi, ta oli ustav, sest ta hoidis kinni sellest sõnast, mida ta oli saanud. Samamoodi Abraham hoidis ustavalt kinni sellest sõnast, sest ta uskus lõpuni. Ta oli ustav selle sõna uskumises. Salm 11. Kuna ta pidas silmas seda, kes oli tõotanud olla ustav. Ta pidas silmas midagi, mitte kahtlusi, mitte ümbritsevat, vaid seda, kes oli tõotanud olla ustav. Ja laiendatud tõlge ütleb, sest ta pidas Jumalat, kes talle oli tõotuse andnud usaldusväärseks, ustavaks ning oma sõnale truuks. See on see, miks ta sai need tõotused kätte. Jumala sõna on ustav, usaldusväärne, muutumatu. Jumal on see ja seesama vaimuvili on meis kasvamas. Ehk Jumal tahab, et ka meie oleksime ustavad. Ma ei lähe väga pikalt sellesse,
siin on üks tähendamissõna. Luuka 12 peatükk. Ma loen seda osaliselt, ma olen siia toonud 42. salmi välja, aga ma loen ette 35. Ta ütleb, teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu, ehk olge valmis. Olge valmis. Ja teie olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat pulma pealt koju, et kui ta tulles koputab, võiksid nad kohe talle ukse avada. Õndsad on need sulased, keda isand tulles leiab valvamas. Tõesti, ma ütlen teile, ta vöötab oma riided ja paneb nad lauda istuma ning tuleb ja teenib neid. Ja kui ta tuleks ka teisel või kolmandal öövalve korral ja leiaks nad nõnda, õndsad on need. Seega ükskõik, mis ajal on, inimene ta ütleb, minu sulane olgu valmis. Ükskõik, kas ma tulen enne südaööd või minu tulek viibib. Tulen ma keskööl või pärast keskööd. Ole valmis. Küllap te mõistate, et kui peremees teaks, mil tunnil varas tuleb, siis ta ei laseks oma kotta sisse murda. Ka teie olge valmis. Sest inimese poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi. Aga Peetrus küsis, isand, kas sa räägid selle tähendamissõna meile või kõikidele? Ja isand ütles, kes küll on ustav ja arukas majapidaja, kelle isand seab oma pererahva üle neile paral ajal andma määratud moona. Õnnis on see teener, kelle ta isand tulles leiab nõnda tegevat. See ülesanne, mida Jumal on meile andnud, nii nagu siin oli, kui majapidaja, isand on läinud pulma, ta tuleb tagasi, mida ta ootab oma sulaselt? Tee seda, mida ma sulle ütlesin. Ma tulen koju, tee uks mulle lahti. Tee seda, mida ma ütlesin. Ükskõik, mis ajal ma tulen, tee seda, mida ma sulle ütlesin. Ole valves, ole valves, ole valves. Samamoodi ütleb Jumal, tee seda, mida ma sulle ütlesin teha. Ole ustav selles. Ole ustav. Sest kui isand tuleb ja leiab oma sulase tegemas seda, mida ta ütles talle teha, see on õnnis. Ma siit edasi ei loe, aga ta ütleb, et kui isand viibib, siis paljud hakkavad tegema seda, mida nad ise tahavad. Mitte enam seda, mida Jumal on neile öelnud, et nad teeksid. Seega ustav on see, kes teeb seda, mida Jumal on öelnud tal teha. Ja ta teeb seda kuni lõpuni. Ustavalt ja ta on valmis. Ta ei anna alla, ta ei lähe loiuks, vaid ta hoiab fookuse sellel, mida Jumal on öelnud tal teha. Üks vaimu viljadest on tasadus. Tasadus ehk ka alandlikkus, ehk leebemeelsus. Milleks on alandlikkust vaja? Mõned kirjakohad, alandlikkus ehk, mis see on? See on suunatavus, juhitavus, õpetatavus. Laul 37:11, et alandlikud pärivad maa ja tunnevad rõõmu suurest rahust. Õpetussõnades ütleb, et alandlikkuse ja Jehova kartuse tasu on rikkus, au ja elu. Mille tasu on rikkus, au ja elu? See on alandlikkus ja Jehova kartus. Alandlikkus paneb ka tähele Jumala seotud positsioone ja hierarhiaid. Just siiras alandlikkus, mis tuleb armastusest. Alandlik suudab öelda ka seda, et ma olen eksinud, ma olen mööda pannud. Alandlikkuses on tugevus. Mitte nõrkus. Alandlikkuses on tegelikult tugevus. Ja ma ei rutta ette. Siin 1. Peetruse 5:5 ütleb, samuti teie nooremad alistuge vanemaile ja riietuge kõik alandlikkusega üksteise vastu. Sest Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele ta annab armu. Alandlikud on need, kes pärivad maa, alandlikud saavad armu. Alandlikult me võtame vastu Jumala sõna, sest siis me oleme õpetatavad. Siis saab Jumal meid juhtida, korrigeerida, manitseda. Milleks ta vaja meid juhtida, korrigeerida ja manitseda? Et meid pühitseda, meie kasu pärast. Täna just lugesin Hebra 12 peatükk, väga hea peatükk.
Jumala noomimisest ja korrigeerimisest ja juhendamisest. Aga alandlikult me saame vastu võtta sõna, mis meisse istutatakse, mis meisse pannakse. Me võtame selle vastu alandlikult, et sellest meile kasu oleks. Et me oleksime korrigeeritavad, et me ei võtaks seda suhtumist, ma juba tean, ma olen kuulnud, mis sa sellest mulle räägid. Vaid ma võtan alandlikult vastu. Ma olen õpetatav, ma olen juhitav. Matteus 11:29 Jeesus ütleb, võtke endi peale minu ike ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik. Jeesus oli tasane, südamelt alandlik. Meil on eeskuju, keda järgida. Ja te leiate hingamise oma hingedele. Laiendatud tõlge ütleb, ja te leiate hingamise, kergenduse ja lõõgastuse ja värskenduse ja õnnistatud vaikuse oma hingedele. Kui me oleme südamelt alandlikud ja tasased, alandlikud. Ja mis on veel alandlikkus üks oluline aspekt, mida saab läbi alandlikkuse teha. See on Galaatia 6. peatükk, mis ütleb, vennad, kui keegi satub mingisugusesse eksimusse või pattu, siis teie, kes olete vaimsed, kes olete vaimule vastuvõtlikud ja vaimu poolt juhitud, peaksite teda parandama. Vaata, mis ta edasi ütleb, taastama ja ennistama ilma igasuguse üleoleku tundeta ja kõige tasadusega ehk alandlikkusega, hoides tähelepanelikult iseennast, et ka sina ise ei satuks kiusatusse. Kandke ehk taluge üksteise koormaid ja tülikaid vigu ning sel viisil täitke ja järgige täiuslikult Kristuse seadust ja täiendage seda, mis teie kuulekuses puudu on. Sest kui keegi arvab end olevat keegi, liiga tähtis, et teise koormat kanda, ilma et ta oleks keegi kõrgem kui iseenda arvates, siis ta petab iseennast ja satub eksiteele. Nii et alandlikkus on see, mille kaudu me saame ka korrigeerida teisi. Mitte üleolekus, vaid alandlikkuses, siiras alandlikkuses, armastuses. Ja 4. salm ütleb, aga igaüks uurigu ja katsugu läbi omaenda elu ja teod, et ta tunneks siis isiklikku rahuldust ja rõõmu millegi kiiduväärse tegemisest, ilma et ta hakkaks hooplevalt võrdlema oma ligimesega. Et ta kutsub meid mitte hooplema, vaid olema alandlikud ja vaatama enda tegusid, enda elu ja korrigeerima seda. Aga alandlikkus on see siis, millega me saame korrigeerida või alandlikult korrigeerida, manitseda, aga ka taastada üksteist. Kui keegi on eksinud, siis see on see, et armastus taastab, armastus ehitab, mitte ei lõhu, vaid ta parandab, taastab, ehitab uuesti üles. Alandlikult ja armastuses. Ja on jäänud üks vaimuvili veel, milleks on kasinus ehk mõnes tõlkes enesekontroll või enesevalitsus. Ja Jumal on andnud meile enesekontrolli vaimu. On see Timoteuse kirjas, 2. Timoteus 1.7. Laiendatud tõlkes tuleb välja, et on andnud meile selle enesekontrolli vaimu, nii et enesekontroll on ka meil olemas. Aga ma tahan siin tuua välja ühe kirjakoha, aga see on natukene niuke. See on 2. Peetruse 1, 1. peatükk. Ma loen siit salmide kaupa erinevad tõlked. Ehk siis ma ei ole sinna välja toonud. Aga see on 2. Peetruse 1 ja 3. peatükk. Ma loen TPT tõlkes selle. Kõik, mida me võiksime eluks ja Jumala kartuseks vajada, on tema jumaliku väe läbi meisse juba talletatud. Sest see kõik on meile rikkalikult antud tema rikkaliku tundmaõppimise kaudu, kes meid on nimepidi kutsunud ja kutsunud enda juurde oma headuse aulise ilmutamise kaudu. Et meil on kõik rikkalikult meie sisse pandud, mida vajatakse eluks ja Jumala kartuseks, aga kuidas?
tema rikkaliku tundmise kaudu. Meil on vaja Jumalat tunda rikkalikult, et sellega koostööd teha. Meil on kõik olemas Kristuses, aga et sellega koostööd teha ja vastu võtta, meil on vaja õppida Jumalat tundma. Sama asi, ma loen laiendatud tõlkes 3.-4. salm. Või ma loen 4. salmi laiendatud tõlkes. Nende kaudu on ta meile kinkinud oma kallid ja ülisuured tõotused, et te nende kaudu pääseksite põgenema moraalsest lagunemisest ehk mädanemisest ja rikutusest, mis on maailmas ahnuse himude tõttu ja saaksite jumaliku loomuse osaliseks. Jumal kutsub meid saama oma jumaliku loomuse osaliseks ja ära põgenema maailmast, kus on ahnus ja rikutus. Nii ma otsin uuesti selle koha üles. Just maailmas on moraalne lagunemine. Millest see on? See on ahnuse tõttu on maailmas moraalne lagunemine. Aga meid on kutsutud saama jumaliku loomuse osaliseks. 5. salm ütleb contemporary tõlkes. Püüdke oma usku kasvatada. See on see, kuidas me jõuame siis, nagu me oleme rääkinud pühapäeviti kõrgemast usust, kõrgema usu poole. Püüdke oma usku kasvatada headuses, arusaamises, enesevalitsuses, kannatlikkuses, pühendumises Jumalale, ligimese armastuses ja armastuses. 8. salm, kuna need voorused on juba sügavale teie sisse istutatud ja teil on neid külluslikult. Hoiavad need teid olemas tegevusetud ja viljatud Jeesuse Kristuse lähedasema tundmaõppimise püüdlustes. Aga kui kellelgi need asjad puuduvad, siis ta on pime, sulgeb pidevalt silmad meie usu saladuste ees ja unustab oma süütuse, sest tema varasemad patud on ära pestud. Ja 10. salm, mu sõbrad, tehke kõik endast olenev, et näidata, et Jumal on teid valinud. Kui te seda teete, siis te ei komista ega lange. Ehk tegelikult ma kuulasin ühte head Nancy Dufresne'i jutlust just nimelt selle pealt, see oli mõnda aega tagasi, kus ta nimetab neid usu 7 kaaslaseks. Ehk usk on see sild, mille kaudu me Jumalalt võtame vastu. Me suhtleme usu kaudu, me saame Jumalalt usu kaudu need tõotused kätte või mis iganes me tahame Jumalalt saada, see on usu kaudu, aga need on justkui sambad, mis toetavad seda usku. Nii, ja kõrge moraalsus on esimene üks sammas, mis tuleb usule lisada, kõrge moraalsus. Ehk see on see, mida me kuulame, mida me vaatame, mida me enda sisse laseme, kellega me aega veedame, milliste naljade üle me naerame, mida me õigeks peame, sest kas see, mis seadus õigeks peab, ei ole alati see, mida Jumal õigeks peab. Need võivad vastuollu minna. Me peame võtma Jumala standardi enda eeskujuks ja enda aluseks. Sest selles kõrges moraalsuses see kätkeb endas ka ustavust, ausameelsust, usaldusväärsust. Samamoodi on üheks kaaslaseks teadmine, et kõrgele moraalsusele me lisame teadmist, aga mis teadmine see on? See on Jumala sügav, täpne ja isiklik tundmine. Teadmine, mida ta tahab minu elu jaoks, mida ta tahab, et ma teeksin, millal ma teeksin, kuidas ma teeksin. Ehk minu lähedane suhe Jumalaga. Ma mõistan tema loomust, ma mõistan tema tahet, eesmärke. Ma võtan enda eeskujuks tema elu, tema vooruslikkuse, tema armastuse. Ja kuidas ma jõuan selle tundmiseni läbi isikliku osaduse temaga palve ja sõna kaudu, mediteerides sõna üle, tehes selle endale isiklikuks. Ja tõesti mõtlemas niimoodi, et Jumala sõna on rääkimas, Jumal rääkimas minuga. Siis ta ütleb, et selle teadmisele tuleks lisada enesekontrolli. Kui mul on juba teadmine Jumala sõnast, mida ta tahab,
kes ma olen Kristuses ja mida tema tahab, mis on tema eesmärk minu jaoks, siis ma kontrollin ennast, ma võtan oma mõtted sõnakuulelikkuse alla, Kristuse sõnakuulelikkuse alla, ma kontrollin enda mõtteid, ma kontrollin enda sõnu, ma panen valvuri enda suule, ma kontrollin enda käitumist, ma teen oma liha enda orjaks. Ma ei lase tal minna, kuhu ta tahab, ma ei lase tal teha, mida ta tahab. Ma kontrollin, ma distsiplineerin ennast. Nii nagu sportlane distsiplineerib ennast, ka mina distsiplineerin ennast ja hoian ennast sellel kursil, kus Jumal tahab, et mina käiksin, et ma ei kalduks sellest kõrvale, vaid ma hoiaksin seda teed, mida Jumal tahab, et mina käiksin. See on enesekontroll. Ma kontrollin ennast, sest Jumal tahab, et ma kontrolliksin ennast. Ta ei taha, et ma kaldun kõrvale. Ja mida rohkem aega veedan, seda rohkem kasvab minus usk, seda rohkem kasvab Jumala teadmine, seda rohkem kasvab enesekontroll minus. Samamoodi ma lisan kannatlikkust ehk vastupidavust. Mida rohkem ma tunnen oma Jumalat, seda rohkem ma suudan ennast kontrollida, seda tugevam on ka minu usk, sest usk tuleb kuuldust ja ma suudan vastu seista kannatlikult kõikidele olukordadele, vastuseisudele. Sest usu ja kannatlikkusega ma pärin tõotused. Kannatlikkusele ma lisan Jumala kartust. See on ka üks komponent, mis on vaja usule lisada. Need komponendid on vaja usule lisada. Siis me jõuame ka sinna kõrgem usu suunas. Jumala kartus ehk austus, tema vastu, austus tema sõna vastu, tema sõnale allumine, alistumine, tema sõna järgi tegemine terviklikult, mitte osaliselt. Et ma teen kogu tema sõna järgi. Just ma alistun tema sõnale, ma ei vali välja meeldivaid osi, vaid ma võtan ka selle, et tema tahab, et ma püha oleksin. Ta on kutsunud meid olema pühad. See on üks tema eesmärk, miks ta meid korrigeerib ja juhendab, et me jõuaksime ja puhastab, et me jõuaksime sinna pühadusse, kus tema on. Et ma lasen ennast juhtida nii, nagu tema tahab mind juhtida. Ja austan tema suveräänsust minu juhtimisel, sest ma tean, et see, kuhu ta mind juhib, on minu jaoks parim. Ma tean, et see viis, kuidas ta mind juhib, on minu jaoks parim ja ma austan teda. Ja selles väljendub ka minu Jumala kartlikkus. Ma austan teda selles. Vennalik kiindumus on üks komponent. Jumal on kutsunud meid olema üksmeelsed ja ühtsed. Ärategemine, uhkeldamine, uhkus või ka võimu näitamine ei kuulu Jumala loomuomaduste hulka ja see ei peaks olema ka meie loomuomaduste hulgas. Et me oleme alandlikud ja väljendame seda, mida Jumal tahab, et me väljendaksime, seda Jumala loomust. Just alandlikkust ja ühtsust ja vennalikku hoolivust üksteise suhtes. Ja nüüd alles tuleb armastus, mille ma lisan usule. Ehk Jumala liiki armastus, see agape armastus, mis väljendub tegudes. Kui me neid väärtusi, või need väärtused on tegelikult meisse pandud, need on meisse pandud, need on võimelised kasvama, arenema, paljunema ja mida rohkem me liigume sellel teel edasi, seda enam me kasvame vaimselt tugevamaks, me muutume viljakamateks ja kasulikumateks Jumala riigi töös ja ka Jumala jaoks. Nii et see on meie valik. Kui me saame täis vaimu, siis püha vaim saab meie sees tööd teha ja need viljad kasvavad ja arenevad järjest rohkem. Meie peame saama täis vaimu ja laskma sellel endast välja voolata ja alistuda nendele viljadele, sest see on osa Jumala loomusest meis. Me laseme need endast välja.